Tere kõigile, kes te jälgite meid video vahendusel. Täna on suur reede ja me oleme siin koos pastor Raidiga, mina olen pastor Silver Kurvits, arutamas ja mõtisklemas nende sündmuste üle, mis toimusid mitu tuhat aastat tagasi, nimelt need suurreede sündmused. Ja kui me oleme Jumala sõnaga rohkem tuttavad, siis me teame, et need suure reede sündmused said alguse nädal varem, kui eelmine pühapäev kogu kristlik maailm tähistas palmipuude püha. See on püha, kui Jeesus sõitis Jeruusalemma ja rahvas võttis teda vastu kui kuningat. Nad panid palmipuude oksi, raidusid tee peale ja hõiskasid, et Hoosianna, kes tuleb issanda nimele, ja nad tõstsid teda kuningast. Ja nüüd läbi Jumala sõna me võime näha, et need sündmused nädala keskel nii palju muutusid, et reedesel päeval see rahvas, kes tõstis Jeesuse kuningaks, korraga nad nägid, see, mida nemad ootasid, see, mida nemad lootsid, see ei täitunud. Ja tolleaegsed vaimulikud juhid märkasid, et Jeesus on see pind, kes ei lase neil elada ja toimetada nii, nagu nemad tahavad, ja selle tulemusena nad lasid Jeesuse risti lüüa. Aga nüüd, kui me tuleme tagasi nende sündmuste juurde, siis mis sa, Rait, arvad, mis muutus selle rahva arusaamises, ootustes, lootused, et kui ühel hetkel Jeesus oli nende kuningas, nad juubeldasid tema eel, siis see nädal aega, kui ta veel õpetas Jeruusalemmas, jagas juhtnööre, üha enam ja enam tolleaegsed vaimulikud liidrid nägid, et me ei saa koos temaga sellisel viisil edasi minna, et midagi peab muutuma. Tere ka minu poolt, et jah, nagu sa küsimuse esitasid, et Jeesus ei täitnud eelkõige tolleaegse vaimuliku juhtkonna ootusi ja nende hulgas fariserid ja kirjatundjad ja nende jaoks juba palju aega enne, kuid enne, isegi aastaid enne, nad said aru, et Jeesus pole see, keda nad tegelikult oleksid nõus ootama. Ja nende ootus oli eelkõige, et tuleks Messias, kes vabastaks siis nemad ja kogu rahva Rooma impeeriumi võimu alt või Rooma valitsuse võimu alt. Ja kui Jeesus tuli siis palmipuude püha ajal tuli Jeruusalemma, siis kogu rahvas hõiskas ja juubeldas ja nad võtsid vastu teda kuningana. Ja muidugi variserid ei olnud sellega siis juba päri, aga täpselt samuti nagu ka tolleaegne vaimulik juhtkond, kogu rahvas ootas siis vabastajat, kes vabastab neid poliitilist Rooma võimu alt. Ja kui nad jõudsid, kui need sündmused arenesid edasi ja üsna pea ka rahvas sai aru tegelikult, et see oli tänu sellele, et siis tolleaegne vaimulik õhkkond ässitas ka rahvast üles, nad tahtsid ta juba hukka mõista varem, aga nad olid otsustanud, et nad ei saa seda teha, kuna kogu rahvas rippus Jeesuse küljes. Kuna Jeesus rääkis sõnu, mida keegi varem ei olnud rääkinud ja samas ka tegi imetegusid ja tunnustähti, ta tervendas inimesi. Ja muidugi rahvas sai ka lõpuks aru, et tema ei ole see, keda nad oleksid tahtnud oodata.
et Jeesus ei täitnud nende inimlikke nii-öelda ja poliitilisi ootusi. Ja selle tõttu nad arvasid, et Jeesus pole see, keda nad ootasid. Et tema ei olegi see Messias. Et kuigi algul nad mõtlesid, et kui Jeesus tuli Jeruusalemma, et ta ju täitis tegelikult kirju, Vana Testamendi prohvetlikke ennustusi, ta tuli nagu sõitis eesti seljas, mis rääkis tema alandlikust, et prohvet Jesaja oli vist ette ennustanud, et teile tuleb kuningas alandlik, kes sõidab ema eesti sälu seljas. Ja muidugi rahva ootused ei täitunud. Ja seetõttu nad arvasid, et tema ei ole see õige. Nii, aga siis siin me võime näha, et nagu kaks erinevat poolust põrkuvad kokku. Isegi võiks öelda, et pimedus ja valgus. Et kui me eelmistel kordadel ka oleme käsitlenud mäejutlust ja mäejutluses Jeesus kutsub oma rahvast, oma jüngreid, et teie peate olema maailma valgus. Siis mis valgusest ja mis pimedusest me peaksime nagu mõistma, et milles see jutt siin selles kontekstis nagu käib? Et muidugi jah, see valgus, Jeesus ise oli maailma valgus, ta ütles, et tema on see valgus, kes valgustab maailma. Ja me räägime siin loomulikult vaimulikust valgusest või valgusest, mis tegelikult toob elu inimestele, vabaduse ja elu. Et pimedus on muidugi seotud pattu langemisega ja juba siis, kui Eedeni aias, kui Adam ja Eeva otsustasid lihtsalt süüa sellest puust, millest Jumal oli keelanud, siis sellega seoses tuligi kogu inimkonna üle tuli vaimulik pimedus. Ja Jeesus tuli selleks, ta sündiski maailma, et vabastada inimesi selle pimeduse alt. Ja tema kogu teenistus ja ka see vahepealsed sündmused, mis annavad tunnistust peale seda, kui ta tuli kuningana nii-öelda Jeruusalemma, kuni tema risti löömiseni. Tegelikult kõik need sündmused näitasid, et tema on see valguse tooja. Ta tahtis inimestele mõista anda, mis on Jumala tee, mis on parim tee inimeste jaoks. Aga inimesed, kuna nad olid siis ja ka tänapäeval on meie kogu arusaamine on sageli inimestena, et minu enesetee on õige, minu enesetee on mulle parim. Ja sageli see on tee, mis on seotud pimedusega. Et ainuke, kes meid saabki vabastada sellest nii-öelda ahelatest ja pimedusest on tegelikult Jeesus, kes suudab valgustada meie arusaamisi, mis tegelikult annavad meile tegeliku elu. Ja mis on Jumala tahe, mis on Jumala armastus, mis on kõige parem meie jaoks. Et nõnda nagu see oli tol ajal, ma usun, et inimese loomus ei ole ka tänapäeval muutunud. Ja selleks, et seda muuta, me vajame hädasti Jumala valgust lasta oma ellu paista. Meie sinuga oleme tulnud Kristuse juurde 90ndate alguses. Yeah. Ja kui me meenutame neid aegu, siis ma mäletan, et see oli see aeg, kui Eesti taasiseseisvus, kus ka, ütleme, kirikute uksed avanesid ja rahvas nagu tungis kirikutesse. Kirikud oli rahvast täis ja täna me võime näha, et selline tunglemine on vähemaks jäänud. See pole kadunud, aga
ma lihtsalt tahaks nagu mõelda ja tuua nagu paralleeli, et ka meie Eesti rahvana oleme nendel aegadel käitunud suht sarnaselt. Et meil olid ka omad ootused, omad lootused, et see, kui me tuleme Kristuse juurde, et siis meie ootused, meie lootused saavad täidetud. Ja mingi aja möödudes me võime näha, et see, mida meie ootasime, see ei sündinud sellisel viisil. Jah, eks me ootasime loomulikult, see on väga hea näide, mis sa Silver tõid, et me ootasime täpselt samal viisil, et meie elu läheb võib-olla päriselt kõik majanduslikult ja kõik läheb väga kiiresti, läheb ülesmäge ja teatud mõttes Jumal on ka seda teinud meie elus, aga kogu rahva elus, et meil ei ole väga halvasti läinud just. Aga loomulikult, et kui inimesed tulid tol ajal, siis oli nii-öelda vaimulik vaakum või inimestel oli nälg südames Jumala järele. Siis me tulime ju sellisest ajastust, kus ei lubatud kirikus käia, kus ei lubatud rääkida kristlikel teemadel, Jumalast ei lubatud rääkida. Ja loomulikult inimesed, nad tahtsid, nad ootasid midagi, et midagi sünniks väga erilist meie kõigi jaoks, aga see ei sündinud viisil, nagu meie arvasime. Ja loomulikult aegade möödudes, aastate möödudes, kui me elu võib-olla läks pisut paremaks ja meie lootus ei olnudki enam nii palju Jumala peal. Me lootsime lihtsalt, et me igaüks enam-vähem vaatame oma elu selle pilgu läbi, et mis on mulle kasulik. Kuidas ma võiks oma elus edukas olla. Aga Kristus ei ole tulnud eelkõige selle jaoks, et meid edukaks teha, vaid selle jaoks, et tegeleda meie kõige olulisema küsimusega meie elus, et kus on minu süda. Et minu süda vajab päästja, minu süda vajab uuesti loomist või minu süda vajab näha kogu elu läbi Jumala pilguga. Et see on tegelikult see, mis toobki meie ellu rahu ja rõõmu ja annab elule tegeliku väärtuse ja mõtte. Ja Jeesus tuli täpselt seda tegema 2000 aastat tagasi siia maa peale. Ja nüüd seoses selle kannatuse ajaga muidugi see sai alguse, nagu ma ütlesin, kõik nagu läbi Aadama ja Eeva paradiisi aiast, kus inimene langes pattu või ta kaotas selle elava osaduse Jumalaga, elava suhtlemise Jumalaga. Ja Jeesus tuligi selleks ja läks ristile, et maksta see võlg, mis meil oli Jumala ees, kuna Piibel väga selgelt ütleb, et patuvõlg on surm. Ja me kõik oleme sündinud sellesse patusesse loomusesse, kes me ei mõtle nii palju Jumala asjadest, vaid me eelkõige vaatame, kuidas meil endil hästi läheb. Nüüd, kui sa rääkisid sellest patuvõlast või õigemini Piibel räägib sellest, et läbi selle patu me olime kõik lahutatud Jumalast. Ja Piibel räägib meile sellest, et Jeesus on see tee, Jeesus on see sild, kelle kaudu me saame uuesti Jumala juurde. Nüüd Rooma kirja 8. peatükk räägib meile sellest, et ütleb, et see, mis oli seadusel, see, mis oli nagu inimesele oma jõu, oma võimete kohaselt võimatu, seda tegi Jeesus Kristus. Nüüd, kui me tuleme siis sellesse tänasesse päeva, meenutame seda Jeesuse ristisurma ja kõike sellega kaasnevat, siis
ma küsiks, et kui täna me kristlastena vaatame oma elu enne kristlaseks saamist ja nüüd olles kristlane, et mis see on see vahe meie eludel? jah, et üks asi muidugi, mis on vahe, et meie südamehoiakud on väga palju muutunud, et Jumal on muutnud neid meie eludes. Ja teiseks, mis ma arvan, mis kindlasti, et me kõik oleme püüdnud, isegi enamik meist inimestest oleme püüdnud olla head inimesed. Aga üsna tihti me mõistame, et tegelikult meie enda jõust ei piisa, me ei suuda olla need, kes me tahaksime. Ja võib-olla ma loengi nüüd roomlastele kirjast 8. peatüki, need salmid. Ja siin apostel Paulus ütleb siis 1. salmist alates. Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Sest eluvaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest. Sest seda, milleks seadus oli võimetu, kuna see oli jõuetu inimloomuse tõttu teinud Jumal, kes mõistis patu inimeses surma, läkitades oma poja patuse loomus sarnasuses ja patu pärast, et seaduse nõuded oleks täidetud meis, kes me ei käi oma loomuse, vaid vaimu järgi. Et siin see kirjakoht väga selgelt ütleb, et kuna me oleme lahus Jumalast, siis meie üle oli varem patu ja surma seadus kehtiv. See tähendab, et kui me vaatame ka väga praktiliselt lihtsalt igapäeva oma elu, me näeme, et me kõik läheneme oma surma poole. Aga mida Jumal tegi läbi Jeesuse Kristuse, ta oligi selleks, et tuua meile elu ja vabadust. Et tühistada see seadus, mis toodis meie elus nagu surma ja Jumalast lahus olekus, see tegelikult sai pööratud ümber läbi vaimu seaduse või kes nüüd Jeesus on läkitanud püha vaimu meie südamesse. Ja see annab meile väe tegelikult esiteks soovi tunda Jumalat ja olla temaga elavas osaduses, aga teiseks ka selle väe, milleks me inimestena ei olnud võimelised. Me ei suuda tegelikult oma inimliku loomusega olla meelepärased ei Jumalaga, me tahame head teha, aga üsna sageli me näeme, et see, mida me tahame teha, et see meil ei õnnestu. Ja selleks me vajame Jumala väge oma elus. Ja selleks Jumal läkitaski oma poja Jeesuse Kristuse, kes siis nii-öelda murraks need ahelad meie elus ja annaks meile otsustusvabaduse ja väe, et elada vastavalt sellele, mis on Jumalale meelepärane. Et me võiksime siis käia elavas osaduses Jumalaga, aga samas ka teada, et minu võlg Jumala ees, kuna patuvõlg on alati surm, et see on nagu murtud minu elus. Et nüüd on, kes iganes Jeesuse Kristuse oma ellu vastu võtavad, nad võivad kogeda oma elus seda armu ja rahu, mis voolab Jumala käest. Et teades, et nüüd ma ei ole enam lahus Jumalast, vaid ma olen ühendatud Jumalaga ja minu elus on vägi, et nüüd ma võin elada selles elus, mis ei tooda enam surma ega pattu minu ellu, kuna Jeesus, kes elab minu südames püha vaimu läbi, on teinud selle võimeliseks. See, mis inimesele on võimatu, on Jumalale võimalik. Nüüd, kui me lähme nende sündmuste juurde, kui Jeesus on juba suurkohtu ees olnud, Pilaatuse ees olnud, on ta surma mõistetud, risti löödud ja Jeesuse ristil olles ennem oma surma Jeesus ütleb need sõnad, et see on lõpetatud. Mida me peaks nagu mõistma, mis asi on lõpetatud?
selle läbi Jeesus andis, ma usun, väga kindlalt teada, et tema töö inimese lunastamiseks on lõpetatud. Et me ei saa midagi juurde lisada selleks, et me võiksime olla Jumalaga lepitatud. Et Jeesuse ristitöö oli täiuslik. Tegelikult kogu inimkonna ajalugu on kokku võetud Jeesuse risti peal. Et seal see, kus me olime lahus Jumalast, nüüd Jeesus võttis meie koha risti peal olles. Ta sai lahutatud Jumalast. Ta sai meie asemel, kuna patt alati toob needuse ellu või nii-öelda selle sees ei ole Jumala õnnistust, siis Jeesus võttis selle koha minu eest, et ma võiksin kogeda nüüd Jumala õnnistusi ja võiksin olla lepitatud Jumalaga. Et see on kõige tähtsam asi, mis Jeesus minu ja meie kui kogu inimkonna heaks on teinud ja kogu inima ajaloos kõige suurem sündmus. Et see on vabastanud mind patu alt, kuna ma tean, et minu eelnevad patud, kuna Jeesus võttis need enda peale, need on andeks antud Jumala poolt ja ma võin kogeda Jumala rahu ja Jumala rõõmu oma südames. Siis teiseks on ka see, et nüüd ma võin käia siis teises elus, et ma tean, et see on lõpetatud minu elus, et see, mis oli minu patune elu, et see on jäänud selja taha. See kõik on ristipuul, Jeesus on selle enda peale võtnud, see on minu elust on ära pestud või see on Jeesuse verega nii-öelda puhtaks pestud. Ma ei pea elama enam selle patu süü all ega koorma all, ma tean, et minu suhe Jumalaga on taastatud. Kas me võime ka väljendada niimoodi, et kui Piibel ütleb, et patupalk on surm, siis missugusest patust räägib, et ühest küljest me inimestena tihtilugu ütleme, et see on õige ja see on vale teha. Et võt sa tegid seda, et nüüd sa tegid pattu, nüüd sa tegid hästi, nüüd sa ei teinud pattu. Et aga kui me nagu vaatame läbi Piibli, siis me võime märgata seda, et kõige suurem patt on see, et inimene elab lahus Jumalast. Ilma Jumalata elu on see, mis toob esile valed teod. Ja kui me käime koos Jumalaga, siis meie teod, meie suhtumised, meie mõtlemised, need nagu peaks olema muutunud. Jah, et see on tagajärg sellest, et Jumal on lepitanud mind iseendaga läbi Jeesuse Kristuse. Nagu sa, Silver, ütles, see on väga tabavalt öeldud, meie kõige suurem patt on see, et me oleme olnud lahus Jumalast. Et esiteks meie elus on olnud pimedus. Et võib-olla me oleme otsinud, aga me oleme otsinud valest kohast või oleme püüdnud leida oma lahendusi elule sageli kõike muu kui Jumala, läbi Jumala lunastuste, läbi Jeesuse Kristuse, kes tegelikult, kes ütles, et mina olen tee ja tõde ja elu, keegi ei saa minna Jumala juurde või taevas isa juurde muidu kui läbi minu. Et tema ongi see lahendus sageli meie elu sellele põhiküsimusele, mis on lahusolek Jumalast. Ja muidugi need ülejäänud asjad, kui me võtame Kristuse oma südamesse, selle lunastust töö omaks, mida Kristus meie heaks on teinud Golgatal, siis me saame lepitatud Jumalaga ja läbi selle ka püha vaim avab meile arusaamise ja annab meile tahte ja väe ja jõu, et elada Jumalale meelepäraselt. Me tahame elada nüüd selles elus, mis toob rahu, Jumala rahu meie ellu. Ja
läbi selle tegelikult me, läbi selle soovi olla Jumalale meelepärane, läbi väe, mida Jumal annab meile selle elluviimiseks, meie suhtumised ja kõik need toodavadki meie elus tegusid ja meie ja ka mõttelaadi, mis siis toob esile selle nii-öelda hea vilja meie elus, mis tegelikult toob elu. Nüüd, kui need Jeesuse poolt tehtud teod on meid lepitanud Jumalaga, siis ma küsiks siit, et kas nendega ka kaasnevad mingid tõotused, kui me nüüd võtame, kutsume Kristuse oma ellu, kas selle läbi mul on õigus midagi enamat paluda, enamast osa saada või see on lihtsalt üks selline sümboolne asi, et kutsume Jeesuse oma ellu ja kõik läheb vana rada mööda edasi? Kindlasti mitte. Et ma tuleksin nüüd selle küsimuse juures, tuleksin natuke sündmustes tagasi, et enne kui Jeesus ristile läks, ta sõi koos oma jüngritega ühes ülemises toas, siis sõi paasat. Ja mida see paasa tähendab, see on pärit tegelikult teise Moosese raamatust, kui Jumala rahvas oli orjadena Egiptuses ja Jumal läkitas Moosese oma rahva juurde sõnumiga, et Jumal tahab vabastada oma rahvast Egiptuse orjapõlvest. Ja enne kui nad võisid vabadusse minna, nad pidid sööma paasat. See oli siis nii-öelda süütu talv, kes siis tapeti, keda küpsetati, kelle liha söödi, aga kõige tähtsam, kelle verega määriti või võiti siis nii-öelda oma kodade pealispuud ja piitjalgu. Et see tähendab seda, et Jumal oli öelnud, et ta sel samal ööl käib läbi kogu Egiptuse maa ja ta surmab kõik esmasündinud Egiptuse maal, olgu siis inimesed või loomad, aga veri pidi olema tundemärgiks. Kodadel, mille koja piitjalad ja pealispuu oli võitud verega, et surmaingel läheb sealt mööda. Ja see oli tähiseks rahvale, et Jumal vabastab nad Egiptuse orjuse põlvest. Ja järgmisel hommikul oligi niimoodi, et kui Vaaro ärkas ja kui egiptlased ärkasid, ei olnud koda, kus ei olnud surnud nende kodades, aga Iisraeli lapsed, kes usaldasid ja olid uskunud seda, mida Jumal ütles, nad jäid kõik elama ja nad kõik läksid üheskoos. Vaaro ütles, et lahkuge siit maalt, et teie Jumal on nii vägev Jumal, et me ei saa üheskoos elada ja tegelikult Jumal selle läbi vabastas oma rahva Egiptuse orjuse pärast. Nüüd Jeesus, kui ta oma jüngritega sõi vahetult enne kannatamist, oma kannatusi sõi paasat, siis ta ütles need sõnad, et kui te seda leiba sööte, siis see on minu ihu, mis teie eest murtakse. Ja kui ta seda võttis selle karikas, mis ta jõi, siis ta ütles, et see on minu lepingu veri, mis teie eest valatakse. Tehke seda minu mälestuseks. Nii et millega ta mõista andis, on see, et tegelikult ta rääkis oma risti surmast. Ja nüüd see ihu, selle sees on tõotused. Kui sa esitasid küsimused tõotustest, siis tegelikult selle sees ongi tõotused. Et me oleme lepitatud Jumalaga ja meile kuuluvad kõik tõotused, mida Jumal on oma lastele andnud ja see lepingu veri, mida Jeesus koos oma jüngritega jõi, tegelikult see oli sümbol tema, või tähendab see vein, mida jõi, see oli sümbol tema lepingu verest.
et tema veri on see, mis on tegelikult puhastanud meie südamed ja on andnud ligipääsu meile kõige pühamasse kohta. Me oleme Jumala lapsed. Me kuulume Jumala perekonda ja Jumala lastena on meile avatud kõik tõotused piiblis. See tähendab, et selle sees on rahu Jumalaga. Selle sees on, Jumal on andnud meile igavese elu tõotanud. Jumal on tõotanud ka, et tema lastena ta aitab meid iga päev, meie igapäevastes olukordades. Ta hoiab ja kaitseb meid. Ta õnnistab meid. Samas ta tahab, et me oleksime õnnistuseks paljudele teistele inimestele meie ümber. Ja muidugi selle sees on ka näiteks tervenemine ja kõik need õnnistused, mis on nagu piiblis antud, tegelikult need kuuluvad Jumala lastena meile. Ja see on tänu sellele, et Jeesus maksis selle hinna Golgota ristil. Niisiis me võime näha, et olles kristlane, käies koos Kristusega, on meil lootus. Ja. On meil uus elu, kuigi me oleme vanas ihus. Ja. Et need suure reede sündmused ühest küljest lõpevad selle Jeesuse Kristuse surmaga. Aga kogu see sündmuste ahel läheb ju tegelikult edasi. Ja nendest sündmustest, mis saavad esile tulema peale Jeesuse Kristuse surma ja tema mahamatmist, räägime me juba pühapäeva hommikusel teenistusel. See on ülestõusmispüha, kui Jumal äratab Jeesuse Kristuse surnust üles ja õigupoolest see sündmuste ahel on see, mis on muutnud maailma, mis on muutnud kogu inimkonna ajaloo käigu ja kulgu. Siis täna, enne kui me lõpetame, ma palun veel, Rait, kas sa võtaks, teeks nüüd lõpupalve ja lihtsalt paluks ka õnnistust neile inimestele, kes jälgivad meid selle video vahendusel. Ma tahtsin nagu lõpetuseks tuua ka veel ühe tähtsa olulise asja, mis on seotud Kristuse risti surmaga. Et selle läbi on meile antud ka kõik tõotused, mis on seotud Kristuse võiduga. Et tegelikult rist ei olnud kaotuse koht, et see oli Jumala võidu koht, ei kõikide jaoks. Ja ma lõpetan enne, kui me palvetame, lõpetan kirjakohaga Pauluse kirjast kolosslastele 2. peatükist. Ja siin Paulus ütleb salmist 11 alates. Temast te olete ka ümber lõigatud kätega tehtamatu ümberlõikamisega, lihaliku ihu äraheitmisega, Kristuse ümberlõikamisega, kui teid koos temaga ristimises maha maeti ja koos temaga üles äratati usu läbi Jumala väesse, kes tema üles äratas surnuist. Ning teid, kes te olite surnud üleastumises ja oma ihu ümberlõikamatuses, teid on Jumal koos Kristusega elavaks teinud, andestades meile kõik üleastumised, kustutades ära meie võlakirja koos määrustega, mis olid meie vastu. Ning selle on ta kõrvaldanud, naelutades selle risti külge. Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallad, häbistanud neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses. Ja tegelikult Kristuse risti surm on meie ellu toonud võidu. See on võit patu ja surma üle. Ja ma tahaksin siis vastavalt sellele kirjakohale ka siin kallis kuulaja julgustada, et usaldada Jumalat oma elus. Jumal on see, kes alati tahab
meie ellu tuua oma võidu. ja ükskõik millega sa täna ka silmitsi ei seisa, usalda Jumalat selles, sest teades, et Jeesus on maksnud kogu võla meie eest ja ta on võidutsenud risti puhul sinu ja minu heaks. et me vastavalt sellele siis me võime ka tänada Jumalat alati, sest teades, et Jumala tahe on parim ja Jumalal on vägi tuua meie ellu võit ja tuua ka meie ellu läbimurded, teades, et see on lõpetatud Jeesuse Kristuse poolt Golgata ristil. aga palvetame üheskoos. kallis taevane Isa, me täname sind Jeesuse Kristuse eest. me täname sind selle imelise töö eest, mida Jeesus tegi meie heaks Golgata ristil. me täname, et selle läbi on meie elus murtud patu ja surmaahelad. me täname, et me võime täna elada, Jumal, Kristuse võidus selle läbi. me täname, et me ei ole enam oma vaenlase kuradi meelevalla all ega ei pea käima patus ega olla seotud surmaahelatega, vaid Jumal, tänu sulle, et meil on täna igavene elu, et meil on täna lapseseisus, et me võime, Jumal, usaldada sind kogu oma elu ja kõik oma tegemised ja toimetamised, kõik usaldada sinu kätte. ja tänu sulle, Isa, et sul on lahendus meie olukordade jaoks. tänu sulle, et Jumal, et see töö, mis ristil sai tehtud, meie kõigi heaks, see on lõpetatud. tänu sulle, et me võime täielikult loota sinu peale, et meie südamesse võib täna voolata rahu ja rõõm tänu sellele, et Jeesus on selle täielikult teinud meie jaoks Golgata ristil. tänu sulle, Isa, ma palun, et meie kõigi ellu võiks voolata see vägi ja see Jumala rahu, mille Jeesus on toonud oma risti surma kaudu meie ellu. me anname sulle au ja tänu ja kiituse ja õnnistame, Jumal, et see sõnum võiks puudutada sel ajal paljusid inimesi. et see sõnum võiks tuua läbimurded meie ellu ja tuua selle elu, mida Jumal on tõotanud, igavese elu, millest me võime juba osa saada siin maa peal olles. tänu sulle, Jeesus, selle eest. sinu nimel me palume ja täname. Jeesuse nimel, aamen. Amen. nii et kohtumiseni juba pühapäevase teenistuse ülekande ajal. olge õnnistatud. Amen. Amen.